no ega ei olnud enam vajadust, et siis oli ju, kui oli intensiivne õigusloome, oli nii, et kogu aeg oli nimekiri oli ees, et nüüd on vaja see eelnõu, nüüd on vaja see eelnõu ja nüüd on vaja see eelnõu. See oli nagu pidev töö ja sinna olid kaasatud kõik, kes Eestis, kes vähegi olid niimoodi nõus osalema, kellest oli asja ja nagu ma ütlesin, suur grupp nende entusiastlikke noori tudengeid, kes olid tudengid alguses, juba pärast nad enam tudengid ei olnud. Nii, kui nüüd see ja samal ajal siis need inimesed, kes töötasid Justiitsministeeriumis, siis need Justiitsministeeriumis võtame need inimesed, kes tegelesid õigusloomega, nad olid ka nagu õigusloome peale võetud, nad ei olnud ametnikud sõna otseses mõttes, et noh, et kui me eraõiguse peale kas või mõtleme praegune Riigikohtu esimees Villu Kõve või Riigikohtu liikmed Kaupo Paal või Kai Kullerkupp või professor Karin Sein, et nad töös kõik Justiitsministeeriumis, tegelesid õigusloomega, aga nende see töö oligi õigusloome ja nad olid sellele pühendunud, nad olid parimad tudengid, kes olid sinna valitud. Praegu, noh, ma ei usu hästi, et ministeeriumis see õnnestub ametnikena koondada parimaid tudengeid. Ma ei taha mitte ühtegi halba sõna öelda ministeeriumi ametnike kohta, aga nende töö on eelkõige ametniku töö ja nüüd see õigusloome noh, võib-olla käib ka sinna juurde, aga ei ole enam ju vajadust ka nii kontsentreerida, nagu siis oli, et võimekamad noored inimesed ühte kohta ja kelle põhitegevus oligi see õigusloomega tegelemine.